Nii, hea vaataja kuulaja. Täna oleme siis jälle kogunenud siia kenasti ühise laua taha suurema meeskonnaga, et rääkida siis Tühi valla taskuhäälingus kübekene spordijuttu. Tegelikult seda spordijuttu on aasta alguses üksjagu palju rääkida. Ja meil on täna siin nagu kenakene väike pressikonverents, ma ei tea, kellele need auhinnad antakse. Need on vist saadud juba tegelikult. Need on saadud, jah. Need on juba saadud, jah, neid enam kellelegi ei anta. Aga tere tulemas siis täna meie saatesse siis Väätsa spordijoone eestvedaja Taavi Parts. Tervist. Nii Tühi spordiklubide liidu eestvedaja Martin Karsan, ja. Tere. Ja ilusat olümpiaaega ka kõigile. Täna õhtul on esimene matš kurlingus. No vat, hakkaski peale või hakkab peale. Peale. Kas avatseremoonia oli juba ära? Avatseremoonia reedel. Sinna on veel natukene aega. Ja siis on meil veel Jaanika Vingel, tervist. Tere. Ja Risto Kadalip. Tere. Nemad on ka tegevad siis Tühi spordijoone juures. Üks on spordispetsialist ja teine hoolitseb siis selle eest kõige muuest, mille eest on hoolitseda. On Risto nii? Just. Spordirajatised. Et noh, ma saan aru, et sinu puhul ja üldse spordiklubide liidu puhul on sellel talvel ikka tegemist on. Et ei ole lumeta maa. Meil on kõik asjad valmis. Uisudiskod on toimunud. Eile oli Türi suusatalve 3. etapp. Kokku oli, palju oli? Üle 70 osaleja. Üle 70 osaleja, jah. Väljas oli nii külm, et inimesed põgenesid suusarajalt, aga tegelikult oli tore. Oli mõnus õhtu. Ma just mõtlesin, et inimesed põgenesid kodust, et tulla suusarajale. No mõni tegi seda ka võib-olla. Aga mingi aeg vist oli niimoodi, et see tali on nagu lahe, et mingi aeg on liiga külm, et vist sõita või? Et kas praegu on nagu liiga külm või on täpselt siuke paras? Sõltub, vaata ei ole olemas halva ilma vale riietus. Et kui sa paned ilusti riide, siis saab ka -16-ga sõita. Ja mina käisin -17-ga sõitmas ja rajal oli teisigi suusatajaid veel nii, et... Aga Risto ütles üks päev suusarajal, et suusk ei libisenud. Ei libisenud, jah. Vale määre. Kas tänapäeval suuski üldse veel määritakse, tekib minul küsimus? Kusjuures seal ka tehnoloogia areneb, tänapäeval on erineva struktuuriga määrde rauad juba olemas. Vastavalt ilmale saad panna vastava ilma määrde alla ja siis suusk libiseb ka, et asi ei ole mitte suusas, vaid asi on suusatajas. No, võt nii ongi. Minu lapsepõlves oli see, et kui oli sula ja oli puusuusk, siis ei olnud toimunud mingit libisemist. Lumi kogunes sinna alla ja oligi kõik, oligi suusatatud. Aga ei, muidu kokkuvõttes ju tegelikult on ka ju see, et aasta algus hakkas ju Türi linna 100 meie üritustega, suusatalv juba on peal. Nüüd meil ju tegelikult selle nädala algusest hakkasid ju kilomeetrite kogumine suusatamises. Sellepärast me kõik käimegi suusatamas, et kilomeetrit koguda. Muidu ei oleks üldse motivatsiooni selle külmaga võib-olla välja ajada ennast, eks? No just. Jah, ja tegelikult on olnud ka see, et aasta algus on olnud selline jaanuar tunnustamiste kuu. Et mul on õnneks kaasa võetud ka nii, et ma saan pilti näidata vähemalt, et on homne Tühi rahvaleht. Et siin on kohe teisel leheküljel saab lugeda siis, et Väätsal tänati siis Tühi valla kultuuri- ja sporditähti. Tegelikult nüüd ongi minu meelest on tore see, et kui kunagi olidki vist ainult nii-öelda sportlased kohtusid aasta algus, siis sinna lisandus mingil hetkel ka kultuuriinimeste seltskond ja lõpuks on ka Tühi raamatukogu sinna nii-öelda kaasatud, et nii-öelda 3-1 on üritus. On nii? Noh, ütleme niimoodi, et mina mäletan seda, mina olen TSG-s olnud juba saab 6 aastat. Ja tegelikult oleme ju sellest ajast saadik kõik koos seda teinud ja minu arust on see tore, kui me saame aastas kõik korra kokku ja me näeme teiste valdkondade inimesi ja tegijaid täpselt samamoodi, et sportlased küll domineerivad natukene seal peol veel. See võib alati muutuda, sõltuvalt meie sportlikest saavutustest, aga ma arvan, et see on vajalik ja oluline üritus. See ei olegi see pidu, kus on sportlasi nagu vähe kohal, sest nad on treeningul. Sinna nad ikka jõuavad õnneks. Ja see on see põhi see nali. Ei, no tegelikult eelmisel reedel oli, olgem ausad, oli Metsajal nii-öelda siis Järvamaa spordiinimeste tunnustamine ja sinna ikka osad sportlased ei olnud jõudnud, sest kes on ikkagi juba valmistumas, ma sain aru, olid valmistumas juba olümpiaks, kes on kuskil treeninglaagis ja nii edasi, et 2 sellist üritust nüüd siis tegelikult
jaanuaris olid, et nüüd on kõik tunnustused tehtud, et nüüd jääb siis üle siis olla silmapaistev, et järgmine aasta tunnustatud saada, on nii? Jah, ma tegelikult hommikul kodus olles, kuna laps on haige, siis ma täitsin tulemuste tabelit, mida me siis traditsiooniliselt teeme. Ja ma juba vaatasin, et meil tegelikult, ütleme, 6 aja jooksul on toimuvad erinevaid maailmakarika etappe, Eesti meistrivõistlusi ja juba on olukord selline, et on vaja ridu juurde hakata tekitama. Et tuleb järjest peale, et siin suusaorienteerujad just käisid lühiraja Eesti meistrivõistlustel suusaorienteerumises ja Christopher Valang näiteks, kes saavutas nüüd esimese Eesti meistrivõistluste medali U14 vanuseklassis, et seda on alati tore lugeda ja paneme samas vaimus selle koha pealt nagu edasi. Et esimesed head tulemused on nii-öelda tehtud. Just. Et kui ma räägin veel ilmuvast lehest, siis Janik on siin see, kes meile selle nii-öelda need kokkuvõtted teeb lehe jaoks, et kuidas sulle endale nüüd selle lehe jaoks kokkuvõtted tehes tundus, et kas neid uudised oli talve kohta palju? Alati, kui ma hakkan tegema, siis mõtlen nii, mida ma võtan, mida mitte võtta, kas on midagi võtta ja kui sa hakkad võtma, siis tegelikult alati on meil tulemusi, alati on meil mida võtta, et meie klubid ja meie sportlased tegelikult on väga tublid ja nii ka kui just klubide poole pealt, kui ka spordi poole pealt, et ka treenerid ja asjad, kes mulle edastavad seda infot, tegelikult teevad väga tublit tööd, et infot ei saa öelda, et ei ole, infot on ja tulemusi tuleb. Jah, seda sinu saadetavat kokkuvõtet vaadates, siis me ei saa öelda, et neid oleks kunagi vähe võitud. Pigem on neid palju. Ja ma arvan, et kui kõik need sinna panna, et siis ei mahu kõik vist ajalehte ka. Et siis ei ole nii palju ruumi spordi osale. Jah, aga eks osalejad ise ka teavad, et vahest on tõesti nii, et midagi jääb nagu aeg-ajalt sealt lehepinnalt välja, et aga see on nagu loomulik, et leiavad ikkagi kajastamist need, mis on olulisemad, aga tegelikult on kõik nagu oluline. No selles suhtes, et kui kõik ajalehte ei jõua, siis kõik jõua kindlasti ka meie kodulehe peale www.eskl.ee ja meie Facebooki, meie Instagrami, et me ise oleme väga huvitatud, et meie sportlased oleks esile toodud seal. Ja kui keegi veel meie omadest ei saada meile infot, siis siin on see koht meeldetuletus neile, et saatke aga infot, saatke aga tulemusi, topelt ei ole kunagi. Et paneme ka üles. Saatke Jaanikale ja tema jagab selle laiali sinna, kuhu vaja. Aga hakkaks sealt poolt otsast tulema, et Taavi, et Väätsa spordijoone natukene eemalt, võib-olla siin ülejäänud seltskond on kenasti keskel koos, et võib-olla sa natuke räägid oma tegemistest. Et ega näiteks minagi väga ei tea, mis seal nagu Väätsa spordijoonest toimub. Et võib-olla on, ma saan aru, et siin on tegelikult, Martin on öelnud, et maja on kogu aeg täis, et isegi hommikus õhtuni, et on mingisugused nii-öelda ka talvel ju ikkagi regulaarsed kasutusajad, mingid võistlused, mis teil toimuvad ja mida te õues teete? Ja meil on täpselt samamoodi, et maja on ikkagi täis, päeval on ju tunnid saavad läbi, siis on väikene selline paus ja siis on ju õhtused trennid juba. Ja meil on ju jõusaal, mis läheb ju kohe lahti, no põhimõtteliselt on ta tegelikult juba varakult lahti. Ja väljas on meil nüüd esimest korda sellel aastal uisuväljak, mis on siis seal, kus varem oli skatepark. Eile veel kassime, täna käisin pühkimas juba natuke lund pealt, et päris mõnus on. Väljas on meil suusarada, praegu peaks juba tunnid olema väljas, et lapsed saavad ikkagi suusatada. Minu arust eelmine aasta äkki vist jäi meil vahele see suusatalv, siis vist polnud nagu lund. Ja võistlused, korvpallid, võrkpalli siis võib-olla natuke rohkem, sest Ilmar on meil Väätsal siis tegev miniliiga, siis tema enda rahvaliiga võistkonnamängud on Väätsal ja siis see nädalavahetus tuleb ju Järvamaa korvpallimeistrivõistluste teine mängupäev meile Väätsale, et seal nagu ikka toimetamist on. Tegevust jagub kogu aeg. Jah, et kui nüüd otsida sellist rahulikku aega, et nüüd on nagu aastas rahulikum periood, siis see võib olla selline oktoobrikuu pigem, aga praegu ikkagi läheb nagu täiega. Oktoober on jah, võib-olla see on selline vahepealne aeg, kus nagu veel pole nagu suvistest tegemistest välja saadud ja talvised pole veel nagu õieti peale hakanud, et siis inimesed saavad mõelda, et mida ma nagu tegema hakkan. Võib-olla ei puutu küll otsa sinusse, aga kuskilt ma olen kuulnud, et on vist tulemas või tehakse ka nii-öelda Väätsa Paisjärvele ka jäärada.
Vot seda infot nii täpselt mul ei ole, ma olen näinud, et seal lükatakse, aga kas see nüüd nagu ametlikult lahti läheb, vot seda ma ei tea. Et eelmine nädalavahetus seal sõitsid paar ATV-d, aga mina masinaid ei näinud autose siis. Aga ma ei tea, kas see siis läheb lahti, võib-olla sul on infot. ei, ma oleks nagu kuulnud, et vist taotlus nii-öelda selle tegemiseks on nii-öelda vallamajja jõudnud. Et aga ma ei julge täpselt kinnitada, aga kui vaadata aastate taha, siis tegelikult see jäähäda on ju seal ikkagi ju olnud. Ja ikka, ja see jäi nüüd ära siin paar talve ja siis tehti see sild sinna järve taha, mis siis nagu nii-öelda takistas, kuigi samas nüüd tehti see rada, ta küll keerab enne silda tagasi, aga vaadates seda rada, ma ütlen ikka, et see on väga nagu lahe, et ma arvan, et saab nagu teha. Aga kas see nüüd toimub, see oleks jah nagu lahe, kui jälle toimuks, sest talv on ju täiesti nagu valmis selleks. Mis on hea suurest aknast välja vaadata, et talv on täitsa ja ma ei ole nüüd pikka prognoosi vaadanud, aga külmakraadid jätkuvad. Kestab edasi. Jah, nii et nii, ma loodan, et saab tehtud. Saab teha jah, sest et võib-olla need jäähäa tegijad on ka sellises talvunes, et keegi oodanud, et see niimoodi tuleb ja vesi ära jäetub, et eks seda siis paistab. Ja suvised tegevused Väätsa puhul ongi seal samas, kui sa rääkisid sellest järve äärest ja seal on ju ka nii-öelda palliplats olemas, kus vist ka suvel toimuvad nii-öelda välipalli lisaks on. Jälle see Ilmar Mõttuse sari siis on suvine rahvavolle, mis on siis juba kestnud 11 aastat, et päris pikalt, aga suvel meie põhifookus on siis ikkagi laagritel, mida sellel aastal on tulemas siis jälle väga palju, mis on ju positiivne. Et ega eile tuli meile üks laagripäring, on päris suur, et need tahavad siis ka tulla selle aasta suvel, peame nemad siis kuskil ära mahutama ja see laager, kes nüüd eile tuli, on selles mõttes põnev, et nemad tahavad teha tegevusi Wakepargis, ehk siis sõita seal seda veelauda ja selliseid tegevusi ka, et meil pole sellist laagrit nagu veel tulnud. Jälle saab kasutust nii-öelda Wakepark. Et eks Wakeparki kasutus ole ka vastavalt sellele, kuidas jälle suvi on, et väga külma suvega sinna vist väga ei tahagi minna. Et see sõltub. Tänapäeval, nagu Martin ütles, siis kalipso selga ja on jälle... Mina ju see suvi käisin vahepeal Väätsa Paisjärves ujumas, kui Liivaka karjääris skuutrid sõitsid, et minust oli täitsa tore seal ujuda. Võimalus on olemas. Nii et... Ja Väätsa järv on iseenesest, ta pole nagu nii suur, et seal tegelikult suvel on vesi nagu väga soe. Et need laagrid, kes meil käivad, siis väga mitmed laagrid tulevad sinna sellepärast, et seal on vesi, kuna nad tahavad nagu käia seal ujumas ja see on nagu see põhivärk. Ja ikkagi kõik on ju see on nagu kompaktsed suhteliselt koos, et spordijoone ja järv ja et seal ei ole, et vahemaad on üsna väikesed, et ei pea väga kaugele minema spordiinimene, seda on hea öelda. Ja ega meil ju TSKL-i poole pealt ka arengukavadesse ja tegevuses oleme alati Väätsa tervisekompleksi nagu väga suure austusega nagu suhtunud, on ju Taavi? Ja ikka. Et vajalikud investeeringud, mis on vaja teha või remonditööd või mingid olgu need majutustubades olevad kapid või mis iganes, et me alati oleme sinna panustanud. Et kui meil siin lähedal üks selline koht juba on olemas, mis eksisteerib, töötab, siis pigem nagu leiakski selle alternatiivi või võimaluse seda rohkem toetada kui seda, et me võib-olla siia väiksesse kogukonda loome ühe sellise võimaluse veel, mis omakorda võtab võib-olla konkurendina ära siis seda kliendibaasi nagu Väätsa tervisekompleksit, et tegelikult me ju koos toimetame, TSKL-is oleme üks asutus põhimõtteliselt, et finantseerimine toimub siit poolt ja niimoodi me siis toimetame. Kui vaadata kohe nüüd Väätsalt, et ühed kaugemale, kas kuskil veel toimub sellist aktiivsemat sporditegevust? Te vist ikkagi Kärus kasutatakse spordijoonet ja ka Kabalas. Meil on tegelikult Kabala spordijoone on ka ju meie hallata olev spordijoone, et seal näiteks ma siin nüüd eelmine esmaspäev Kabala spordijoone sai 25. Kohalik kogukond tegi sellise ägeda laternamatka, kus osales umbes 50-60 inimest. Tuleshow oli seal ja igasugu muid ägedaid tegevusi. Ja tegelikult Käru tuletõrje selts on ju samamoodi Turisspordiklubide liidu liige, mille kaudu saab siis valla tegevustoetust, mille abil siis nemad saavad koha peal siis erinevaid üritusi nagu teha. Ja siis võib-olla siin talve konteksti pannes, et meie samamoodi siis aitame erinevates kogukondades või ütleme piirkondades koolide juurde suusaradu teha.
et see on alati, kool meie poole pöördub, kui me näeme, et meil vaba ressurssi või aega on, siis me lähme nagu alati aitame ja teeme, et see teeb rajameistri tuju ka nagu heaks selles osas, kui me loome võimalused ja õpilased seda nagu kasutavad. Et tegelikult erinevad piirkonnad on suhteliselt aktiivsed läbi kultuuri- ja spordiseltside, et nüüd meil ju tegelikult see vabariigi aastapäeva matk, kui meil nüüd tuleb orienteerumisnädala raames, siis me tegelikult nende samade koostööpartnerite ja seltside eestvedaja või sädeinimeste abil me siis need punktid sinna maha paneme, et saavad ka need inimesed siis sellest kõigest nagu osa. Ma just tahtsingi nüüd küsida, et Martini pikema jutu peale, et Jannika ja Risto käest ka, et kui te vaatate neid mitte tehtud tegemisi, aga nüüd natukene edasi, et mida teie jaoks, igapäevatöö on igapäevatöö ju, mida te teete, eks ju, et aga mida tundub teie jaoks sellist põnevat, mis on nagu tulemas, et võib-olla siin kohe-kohe või kevadel või suvel isegi, et Martin siin rääkis sellest vabariigi aastapäeva matkast, et need vabariigi aastapäeva igasugused tähistamised on tulemas ja minu meelest on Oisus tehtud ka juba siin viimastel aastatel kogu aeg seda nii-öelda rahvamatka, et kuidas teie jaoks tundub? On midagi sellist, mida sa põnevusega ootad, tahtsin ma küsida? Mida ma põnevusega ootan? Tegelikult eks kõiki üritusi ootan põnevusega, kui me vaatame kalendrit, meil tegelikult üks asi lõpeb, teine asi algab ja tahame teha ju kõike väga hästi ja iga kord alati uut moodi, isegi Martin ja Risto tegelikult ei tea, mida ma rajale panen, et see ongi nagu põnev, et nad ei saa ennem teada, kui nad lähevad ise rajale. Ja seekord ma plaanin teha niimoodi, et igal rajal on erinev lahendus ja osad, kes tahavad siis kõik rajad läbi käia, siis nad saavad sellest lahendusest kokku veel omakorda ühe huvitava lause. Nii, aga Risto? Spordihoone poole pealt on ka ikkagi kõik üritused, mis on nii-öelda tulemas, need on omamoodi siis huvitavad, et meil on ka siin tulemas, nüüd on see liikumispidu, Türi põhikooli oma kohe tulemas. 19. veebruar. 19. veebruar, jah, et see on alati suke, et kus on maja rahvast täis ja nii-öelda siis on näha, et kas seinad on kummist või ei ole, et ja siis siiani on spordihoone vastu pidanud. Veel on, jah. Et aga iga aastaga tundub, et nagu seda rahvast läheb rohkemaks siis, et kuna lapsi on ka koolis rohkem, siis on neid pealtvaatajaid rohkem, et ja siis on ka meil tulemas erinevad Eesti meistrivõistlused, on maadluses tulemas, on siin veterani võrkpallis siis erinevad vanuseklassid. Suvel on näiteks siis tulemas ka see suur õppus Ilves meil siia spordihoonesse. Et see on jälle teistmoodi suke üritus, et ilmselt peame nii-öelda spordihoone kinni panema selleks päevaks ja siis on kogu maja on siis nii-öelda selle õppuse kasutuses. Nii et ikka on, et te ju teete ka oma plaanid tavaliselt ju nii-öelda aasta peale vähemalt, et mis see tulemas, kui mitte pikemaks. Jah, selles suhtes, kui me hakkame aasta kalendrit koostama, siis meil on kuni detsembrini kalender põhiüritusi täis panna koheselt, et traditsioonilised asjad ja siis loomulikult vahele tuleb igasuguseid muid huvitavaid asju, nagu nüüd ju jaanuaris tuli vahele ju suusatunnid tulid, kus Kaarel Kallas siis tegi meil täiskasvundele klassikatehnikat seekord ja lastele seda väga vahvat suusakrossi ja ma ütlen, vahele tuleb ka väga palju erinevaid asju. No ma küll eriti hästi selja taha ei näe, aga ma saan aru, et pilt kogu aeg jookseb siin, et kus on nagu järjest kõik teie TSKL-i üritused ja toimetamised. Seal on erinevad üritused, meie sportlaste fotod, tulemused, kus klubid käivad, kus meie Türi spordikooli omad käivad, et läbi siis aasta ja kuskil 1,5 aastat ma olen võtnud selle pildi galerii ja pannud siia kokku. Nii et see pilt jookseb siin, ma arvan, et võikski mitmeks tunniks jooksma jääda, sest need ühitusi tegelikult on palju. Et nagu te ütlesite, siis eile oli siis suusatamise seeriavõistluse eelviimane etapp. Eelviimane etapp ja põnevaks nüüd lähebki kohe viimasel etapil, ehk siis ma täna homme plaanin välja panna punktitabeli, ehk siis kes peab kindlasti tulema viimasele etapil oma positsiooni kaitsma, et siis seal läheb põnevaks rebimiseks.
üks nendest olen mina. ma arvasin, et sa oled korraldaja, et ma tahtsin saate lõpuks küll seda küsida, aga ma võin selle küsimusega kohe ära küsida kõikide käest, et kas teil endal nagu ka jääb selle töö kõrvalt aega ka spordiga tegeleda, Taavi? Jaa. Nii, mis sa teed, kui sul aega üle jääb? Nüüd hakkavad küll jah, olümpiamängud, et neid peab vaatama nii-öelda sellisest mugavast asendist, aga mina olen see, kes trennid pigem hommikuti, esmaspäeviti käin jalgpalli mängimas ja neljapäev, pühapäev mängin korvpalli ja need on siis õhtul, et eks siis kui ma Paidest olen trennist, ma annan seal siis lastele trenne, siis lähen kohe teise ja siis jõuan õhtul koju. Et no jah, ma sain aru, et see on aktiivne. Martini puhul ma ilmselt seda küsimust ei peagi küsima, sest ma tean, et jah, enamuse vabast ajast võib-olla talvel, sa ütlesid, sa käid suusatamas, et suvel ikkagi see triatloni värk jätkub nüüd, jah. See suusatamine ongi nagu vaimu teritamiseks natukene. Et ma tegelikult enda peas võtsin otsuse vastu, kui ma eelmine aasta tegin kõvasi jalgratta peal pukki nii-öelda koha peal, siis sõitsin tubastes tingimustes, siis ma see aasta mõtlesin, et ma ikkagi nagu võiks vähe rohkem suusatada ja kuna ilm kannatab, siis on nagu väga hea see võimalus, aga üleüldiselt ikkagi see vaba aeg, mis sul on, see lõpuks on nagu aja planeerimise nagu küsimus on ju, et tegelikult see selle õhtul see ütleme tunnike või 1,5, mis sealt näpistada, selle asemel võib-olla teleka taga olla või arvutis mingeid asju vaadata, et siis lihtsalt mina ja Risto umbes ala teeme trenni põhimõtteliselt. No Ujulas ma teid ikka näen aeg-ajalt, nii et ma arvan, see on ka trenni tegemine, kogudes ujumiskilomeetreid. Näiteks. Ja. Nii, aga Jaanika? No kindlasti 2-3 korda nädalas jõusaali, 2 korda nädalas pilatest, mõningad ringtreeningud sinna vahele. Kui siit majast välja pääseb, siis nädalavahetustel suusatamist ja uisutamist, praegu suvel rattaga sõitmist ja muid jooksmisi vahele. Ehk siis sinna see aeg lähebki. No see nimekiri on ikka teil. No küsime ka siis lugupeetud saatejuht, et millist trenni teed? Ei, Risto on veel vahepeal. Teeduni me alles jõuame, väga hea. Minu puhul ka, mul on nii-öelda see Ironman siis ikkagi sihikul, et suvel siis täispikale see aasta minna, et 2 aastat ma olen teinud seda poolikut, et nüüd on paras aeg see täispikka ära teha, et siis nii-öelda treenin igapäevaselt. Jah, ei, ma võin nüüd Taavi küsimusele vastata, et ma ikka päris häbisse ei jää, ma ütlen sulle ausalt. Ma olen teed Ujulas näinud, nii et üritan ikkagi selles suhtes, et hommikuujumas käia, siis mul on üks hea võimalus käia ka neljapäeval lõunaujumis käia tegemas, kui on üks väike paus. Aga jah, kahjuks minu põlved enam jooksuhääl ega kuskile nii-öelda palli mängima ei võimalda nagu minna, et need on natuke ära väsinud, et vist sai kunagi väga palju joostud. Et see annab nüüd tunda. Aga ikkagi jah, see minu meelest see just seesama, kui nendest põlvedestki rääkida, siis see ujumine on väga hea selline, mis aitab nii-öelda kõikisuguseid selja ja liigese hädasid leevendada. Ja tegelikult ega ju üleüldiselt ka nagu rääkida seda, et siin Türi olustikus, et meil selline ujula nagu olemas on, kus piletihind on suhteliselt taskukohane ja just seda, et sa saad lastega ka sinna minna, eks siis tegelikult ju meil Tasaga käib ju selles väga hea koostöö üleüldiselt, et meil tegelikult üks üritus ju nendega alati koos ju on aastas, on ju Türi Paide kevad triatlon, eks, mis see aasta ka tuleb 3. mail ja see on nüüd 15. 15. oled. Et see on ju tore, et seal ju aeg-ajalt vahet pole tegelikult, mis päeval sa sinna lähed, üldjuhul ikkagi pered on kohal ja inimesed ujuvad, ja vesi aeroobikas ma ei hakka üldse rääkima, et 3 korda nädalas ikkagi Merle Vansil on seal 30 pluss inimest on nagu vees, et tegelikult see on selline sihtgrupp, keda meie võib-olla oma võistlustel ei saagi üldse kätte, eks. Et see on ka nagu väga tervitatav, et meil on erinevaid võimalusi erinevatele sihtgruppidele. Aga kas seal pole praegu nii, et väljas -15 ja niimoodi, et see nagu toob rahvast rohkem sinna ujulasse? Kindlasti mõjutab, jah. No kuna ma elan ise seal kõrval, siis ma näen, kui täis see autoparkla nagu aeg-ajalt on ja me kunagi korteriühisus me pidimegi panema märgi sinna, et meie hoovi peal ei tohi parkida. Muidu lihtsalt nii palju külastajaid, et ega neil olegi sinna lõpuks autost. Sest tegelikult on jah, ujula puhul on see, et ütleme nädalavahetusel, et alates tegelikult neljapäeva õhtust juba, et õhtul kuskil 7-8 sinna põhimõtteliselt sinna parklasse enam nagu ei mahutagi autot, et see õhtuti on see täituvus nagu hea.
aga jah, võib-olla kõik ei ole veel avastanud seda, aga hommikuti, teisipäeva ja neljapäeva hommikul saab hommikul ujumas käia alates 6:30 kuni kella 9-ni. Et noh, kui ei tahagi minna siis, kui on hommikul võimalus minna ja ei taha minna siis, kui on nagu väga palju rahvast, siis on tegelikult see nagu hea. Et isegi mõned Vallamaa inimesed käivad seal hommikuti ujumas, ma tean. Väga tublid, kiidame. Et noh, see on nagu hea võimalus, ei pea kuskil kaugesse kohta minema mõnda spaad otsima, vaid jah, lihtsalt, et on see sauna võimalus. Ja noh, meil on ka see eelis, et ikkagi mees, kes armastab saunas käia või naine ja saab laval vihelda, siis see on ilmselt ühil lubatud. Et noh, kui enamus kohtades on see nagu ära keelatud, sellepärast, et viha küljes kipuvad mõned lehed lahti tulema ja nagu pärast nagu halb, siis meil on see endiselt veel võimalik. Et meil on siin laua peale toodud igasuguseid toredaid auhindu, et tegelikult on spordiala neil terve vitriinitäis seal meie selja taga kuskil, et kõik, kes käivad spordiala, saavad neid vaadata, aga võib-olla mõne kohta siin, mis laua peal on, äkki Martin või keegi natuke selgitab, et maailmamängude medal, toredad karikad, pallid. Ja see hõbemedal on Lisel Jäädmaa saavutatud maailmamängude hõbemedal siis eelmise aasta augustist ja sama üritusel tegelikult Meeri-Marita Paas saavutas ka pronksmedali. Et see tegelikult oligi selline tulemus, mis jäi eelmise aasta nagu Türi valla sportlaste tulemuste kõige parimaks kohaks ja tegelikult Lisel Jäädmaa ju läbi selle oli ka Eesti parimate sportlaste valimisel nominentide hulgas. Siis need karikad on omavalitsuste suvemängudel, kus me iga aasta ka traditsiooniliselt ikkagi käime ja võistkondi komplekteerime, sealt olevad karikad. Võrkpall on siis paari aasta tagusest Eesti-Läti rahvuskoondiste mängude kingitusena Eesti Võrkpalliliidu poolt, kus siis on kõik võrkpallikoondise mängijad oma autogrammi pannud. Ja tegelikult see korvpall on minu enda hea sõbra, minu isiklik kingitus sünnipäevaks mul endale, kus siis on... Ütleme siis kohe ära, et see sõber on Michael Jordan, mul on seal palju. Jah, tubli kingitus, see on väärt asi, seda tasub siia vaatama tulla. Et tegelikult see on Ermo Klukase kingitus ja tegelikult me soovime Ermole palju õnne ka, et tal kohe hakkavad kaksikud sündima siin lähipäevil. Ja tegelikult siis need samad autogrammid on siis näiteks Maik-Kalev Kotsari poolt ja Mattias Tassi ja kõikide selliste legendaarsete korvpallimängijate kirja saanud siis. Väga. Aga ma loodan, et kui me näiteks aasta pärast kohtume siin samas laua taga, et siis neid asju on siin palju rohkem. Et ma ütlen, et tegelikult olete te väga head tööd teinud, tehke edasi. Ma tänan, et te leidsite aega saates tulemast ja oli tulla siia, et mul on hea meel, et me saamegi käia niimoodi, et eelmine nädal käisime Türi põhikoolis, nüüd oleme Türi spordijoones. Taha varsti me tuleme Väätsale ka, oota natukene. Saame seal ka mõne toreda loo tehtud. Nii et aga aitäh teile. Aitäh, et meid vaatate, kuulate. Varsti tuleb uus saade. Kuulmiseni. Nägemiseni. Nägemist.